ja ülikoolipere. Nagu ma rektorist aru sain, siis sellel üritusel ei ole nõukogu kunagi varem sõna võtnud ja ju neil põhjus oli see, et neil polnudki suurt midagi mõistlikku öelda. Ja ma ei taha sellega mitte väita, et mul oleks. Ehk mina olen Eiti, nagu Hendrik Voll tutvustas, fekalist 86. aastast ülikooli vilistlane. Võib-olla ennem, kui ma nõukogu koosseisu juurde lähen, ma igaks juhuks 2 lausega ütlen seda, et mis on nagu nõukogu roll ülikoolis minu arusaama järgi tulenevalt Tehnikaülikooli seadusest ja põhikirjast. Ja see roll on tegelikkuses strateegiline. Meil on teatud formaalsed ülesanded, kinnitada eelarveid, aastaaruandeid. Kõige tähtsam ülesanne iga organisatsiooni nõukogul on see äriettevõte või ülikool on valida õige juhtkond ehk rektor, siis kui selle ülesandega saab nõukogu normaalselt hakkama, siis neil üldiselt muul ajal võib põhimõtteliselt suitsu teha. Ja mina olen praeguse ülikooli nõukogu kõige staažikam liige, ma olen ülikooli nõukogus 3. koosseisu. Tõsi, esimene kord jäi mu staaž umbes 5-kuuliseks, sest haridusminister oli sunnitud mind allumatuse tõttu tagasi kutsuma, kuna ma ei saanud aru, kes on õige ülikooli rektor. Nüüd teisel katsel mind 5 aastat hoiti ja nüüd 3. katsel juhtus see, et minust on saanud nõukogu esimees. Selle tänane nõukogu on olnud ametis praeguseks natuke üle 4 kuu ja vaieldamatult selle aja jooksul meil oma senise töö silmapaistvatest edusammudest liiga palju pajatada ei ole, vaid mu tänane ülesanne, ma arvan, on veidi tutvustada nõukogu ja siis mõne sõnaga seda, kus suunas me täna ise arvame, et me peaks liikuma. See 4 kuud, mis on olnud, on suures osas kulunud rektori valimisele, millega nõukogu sai hakkama. Kas edukalt või edutult, seda näitab järgmine 4 aastat, ehk millega rektorat hakkama saab. Ja siis on teada fakt, et ülikooli nõukogus on kokku 11 liiget, kellest 5 valib ülikooli senat, 1 nimetab Teaduste Akadeemia ja 5 tükki Vabariigi Valitsus haridusministri ettepanekul. Ja ma alustan siis iseendast, et ma olen 86. aastal lõpetanud ehitusteaduskonna. Seda eriala Hendrik kutsuti siis veevarustus ja kanalisatsioon. Mitte see veetlev ventilatsioon, vaid tal oli teine nimi. Minu seos ülikooliga tegelikult pärineb sellest ajast, kui ma sündisin, ehk siis, kui mina sündisin, mu isa ja ema olid juba 2 aastat siin ülikoolis töötanud ja nad töötasid siin kogu oma teadliku elu ja peale 4. kursust tuli tark mõte naine võtta. Ülikooli vahel räägiti siis, et Eiti võttis naise, sest tal punane diplom hakkas kohtu sattuma ja sest mu äiapapa oli tol hetkel selle ülikooli rektor, mida pidas seda ametit 15 aastat. Boris Tamm oli selle rektori nimi ja selles mõttes mu panus oli nagu õige, et punase tipp või kumlaudega ma ülikooli lõpetasin. Aga nüüd tänaseks pole 41 aastat naisest lahku ka läinud. Aga mis punase diplomi nimel inimene peab elus tegema. Ja alates 89. aastast olen olnud väikeettevõtja, ütleksin, et elukutseline nõukogude esimees. Seda ma olen, ma arvan, kokku umbes 15 või 20 ettevõttes. Miks ma neid mõnede oma ettevõtete logod siia panin, on see, et mul on olemas aastatega ka suhteliselt põhjalik kogemus selle ettevõtluskoostöö viljelemiseks ülikooliga teise poole pealt ehk ettevõtte poole pealt. See, mida ka Eerik rääkis
akadeemik professor Margus Lopiga tehtavast dikarboksüülhapete ja sealt edasi võib-olla lõhkeaine plastifikaatorite tootmise projektidest. See on mingi asi, mis meie Kiviõli keemiatööstusega tegelikkuses kaasneb. Põlevkiviga me seal loomulikult ei tegele, kukersiit on selle asja nimi, sest põlevkivi on Eestis tabu ja see on vastik, pruun ja saastav. Tulevane teadusprorektor Jarek Kurnitski meeskonnaga on meie Hundipea või see tähendab Tallinnas Paljassaare sadama piirkonna tuleviku linnaruumi loomiseks töötatud pikalt sellise digitaalkaksiku mudeliga, millega on võimalik tegelikult edaspidi planeerida linnaruumi ükskõik kus, kuidas sellest saavutada siis minimaalse energia kuluga või võimalikult energiatõhus ja kõigi päikese, tuulekoridore ja mida iganes arvestav linnaruum. Ja tegelikult veel viimane kolmas koostööprojekt, mis meil ülikooliga või uurimisprojekt, mis meil ülikooliga oli teedeehitajate ja majandusteadlastega. Võib-olla keegi on ajakirjandusest kuulnud, me plaanime juba palju aastaid Pakri poolsaarele kaevata 700 meetri sügavuse augu, kuhu teha mingi suurem bassein ja hakata seal energiat salvestama ehk vee üles ja alla pumpamisega. Ja me üritasime koos Tehnikaülikooli teadlastega Eesti riigile tõestada, et see, kui meie teede ehitus läheks seniselt paekivi killustikult valdavalt üle gneissile või tegelikult graniidile, mis sealt Pakri poolsaarel alates 180 meetri sügavusest tuleb ja väga kõrge kvaliteediline gneiss, kui palju see Eesti majandusse annab lisaväärtust juba ainuüksi selle arvelt, et meie teede hoolduskulud langevad ajaühikus. Ja tulemused, milleni teadlased jõudsid, olid väga head, aga uskumatud, Toomas, et Toompeal ei ole seda veel seni liiga tõe pähe võtnud. Ja edasi kõigile teadmiseks ehk nõukogu aseesimees professor Tõnis Kanger. Tahad sa, Tõnis, et kõik plaksutaks sulle? Ei ole vaja, okei. Siis senati poolt valitud liige, eks ole, ülikooli endine finantsjuht Madis Margus, Arvo Oorn, kõigile hästi tuntud. Ja akadeemik Tiina Randma-Liiv ja Tiinat ei ole ja Tanel näitab ennast ka, mis tõttu ma arvan, selles mõttes senati valitud nõukogu liikmed senat on teinud hea valiku, sest sisuliselt on kõik teaduskonnad esindatud. Kui nõukogus ei ole ülikooli poolt emerat, siis ma olen laevaroolidega üle 100 000 meremiili sõitnud ja ületanud kõik ookeanid, mis tõttu ma loen ennast emera asendajaks. Teaduste Akadeemia nimetas nõukokku akadeemik Ülo Langeli, kes, eks ole, paikselt resideerib küll Stockholmis, kuid on meie senistel aruteludel olnud aktiivselt alati kaasas ning siis ülikooli valised liikmed, kelle nimetab valitsus haridusministri ettepanekul ja ka siin on, ma arvan, meil läinud suhteliselt hästi. Meil on selles nõukogu koosseisus 3 uut liiget. Miina, kes on insener ja teedeehitaja, ta töötab nagu kirjas meie tuntud teedeehituse ettevõttes Verston ja ma arvan, et ja tegeleb seal kõige rohkem just ehitussektori tulevikusuundade digitaliseerimisega ja nii edasi. Ehk ilmselge side reaalse maailmaga. Maive oli siin, aga nüüd ta põgenes ära kuhugi. Maive teab üldse kõike seda, mis kogu Euroopas tulevikus tulemas on, mis tõttu see teadmine väga tähtis. Riin on saanud doktorikraadi meie ülikoolis ja
Ja tegelikkuses ma arvan, et omab asju, milles nii-öelda organisatsioonide juhtimises oma panust panna. Ja viimase liikmena siis Ants Vill, äärmiselt väärtuslik teadmine suurte iduettevõtete loomisest. Ants on olnud üks Skeletoni asutajatest, millest on tänaseks, ma arvan, saanud üks Eesti kuulsamaid füüsilise tehnoloogia ettevõtte ja täna tegeleb ta juba järgmisega. Ning mulle teeb väga suurt head meelt, et Ants on senise 4 kuu jooksul näidanud üles suurt aktiivsust ja isu kaasa lüüa selles, mis võiks nõukogu roll olla. Nüüd arengukava koostamine on teema, mis on just alanud või me reaalselt võime öelda, et see on nõukogu ja rektoraadi ja ka teaduskondade ja instituutide ühine protsess, mida peaks ütlema, et ei tohiks ennem alustada, kui 9. juunil, kui on selgunud, kas senat nõukogu poolt valitud rektorile paneb veto või lubab ta tal jätkata. Aga me salaja oleme ikkagi nõukogus nende teemade üle illegaalselt arutlenud. See protsess, mõned punktid loen korraga ette, ma vaatasin, 7 minutit, et on siis rektori koostatud juhtkomitee poolt välja pakutud, mistõttu sisuliselt algab see peamiste arengueesmärkide kokkuleppimise protsess nüüd just juunist ja sisuliselt aasta lõpuks võiks olla arengukava enam-vähem koos. Nõukogu on oma esimesel koosolekul, mis toimus selle koosseisu esimesel koosolekul, mis toimus 24. jaanuaril, kui mu mälu ei peta, kokku leppinud selle, et me tahaks võtta oluliselt aktiivsema rolli nende strateegiliste suundade määramisel, kui võib-olla seni on olnud tavaks, mistõttu nõukogu on tegelikult lisaks 4 kuu jooksul toimunud 5 ametnikule koosolekule, millest küll üks sisaldas ainult rektori valimise punkti, ka 2 korda kohtunud veel vabatahtlikult ja salaja väljapool maja põranda all, et oma nägemust ja võimalikke juhiseid selleks arengukava koostamiseks anda. Ja järgnevalt ma käiks üle mõned punktid, mis on nii-öelda nõukogu liikmete vahel enam-vähem konsensuslikult kokku lepitud, mis hämmastavalt langevad kokku osaliselt vähemasti siin rektori ja prorektorite poolt räägituga. See on ehk siin ei ole tegemist ühegi lõpliku vormistatud dokumendi või otsusega, vaid sisuliselt on need sellised bullet pointid sellest, millele nõukogu tahaks arengukava koostamisel tähelepanu pöörata. See esimene ülikool kui uuendusmeelne ettevõtlik teadusülikool räägib tegelikkuses sellest, et ka praeguses arengukavas on ülikooli missioon ja visioon ja Erik Puura on see, kes armastab küsida küsimust, kas olla Eesti teine teadusülikool või esimene ettevõtlusülikool. Kõlas see umbes niimoodi või? Siis ma arvan, et see meie või nõukogu nägemus on see, et Tehnikaülikool peaks olema uuendusmeelne ettevõtlik teadusülikool. Ehk kindlasti ei tohi me unustada teadust ja nagu rektor Tiit Landi ka tänasest esitlusest näha oli, et viimase 5 aasta jooksul teaduspublikatsioonide hulgalt ja tippteaduse tegemiselt on ülikool astunud sammu või korraliku sammu edasi ja kindlasti on nõukogu soov, et see areng ka jätkuks, aga selgelt tahaks me, mis tuleb ka kohe välja järgmistes punktides, pöörata nii-öelda rohkem tähelepanu rakendusteaduse edendamisele. See sama mõte käis läbi vist Eeriku ettekandest. Ehk
Ehk tegelikult, või siin peaks vaatama 2 punkti koos, ehk ma arvan, et ülikoolis on vaja arengukavas näha ette mingid sammud, mis viivad nii akadeemilise karjäärikorralduse kui ka finantseeskirja sellise muudatuseni, et nii üksikteadlane kui ka instituut oleks sellest ettevõtluskoostööst huvitatud ja motiveeritud. Täna, ja nüüd ma räägin ainult oma isiklikust varasemast kogemusest, kipub see natuke olema ikkagi minu meelest niimoodi, et nendes akadeemilistes üksustes oodatakse agressiivselt kliendi telefonikõnet, kes tahaks midagi tellida, aga reaalses elus, kui vanaproual ta kasvatab tallus kartuleid ja tal oleks vaja need kuidagi maha müüa, siis agressiivselt köögiaknal oodates on väike tõenäosus kartulitest lahti saada, et kartulid tuleb turule viia, et kaupa saab ikkagi müüa ainult see, kellel on kaup ja mitte see, kellel on ostja. Ja see motivatsioonisüsteem oleks vaja luua. Siis järgmise punktina kõigil aladel või kõigil erialadel ei suuda ülikool olla spetsialist, ehk vaja on suuta kaardistada olemasolevad tugevused ja defineerida need fookusvaldkonnad, kus me arvame, et me suudame panustada. Teine teema, mis käib rohkem küll nüüd baasteaduse kohta, on see, et on vaja suuri väljakutseid. Erik Puura ütles, eesmärgid tuleb panna kõrged, muidu ei saavuta midagi. Ja kui selle jaoks suurte väljakutsete saavutamiseks on vaja leida vastavatesse fookustesse, seda ei pea pildistama, see on avalik dokument, me ei salga seda. Krüpteerimata ma ei söö seda pärast ära, kõik on... Tuleb palgata maailmas tippteadlasi neid fookusteemasid juhtima ja tagada neile selleks ka nii-öelda vajalik kaasaegne infrastruktuur, kus seda teadust teha, siis tegelikult see on ülikooli roll sellega hakkama saada. AI, mida puudutas nii ka juba rektor, see on asi, mida on vaja levitada horisontaalselt kõigisse projektidesse, sest see ei ole teadus omaette, vaid tõenäoliselt muudab, aga vähemasti mõjutab meid kõikjal. Ja kas mul saigi? Paar asja on veel. Kaitsevaldkond on tänasel päeval kindlasti kuum teema, mille peale on vaja mõelda. Siin ma ei taha mitte öelda, et lõhkeaine plastifikaator, mida me koos professor Lopiga üritame edendada, see oleks nagu korruptiivne tehing, võib-olla me peakski mu nõukogu esimeseks oleku aja jooksul selle teadusuuringu peatama, et meid keegi korruptsioonis ei süüdistaks, aga see on kindlasti valdkond, kus ülikoolil on teadmist ja võimalust panustada, kui see õieti fokusseerida. Ülikooli tulevikust rääkides me peame tehnikatudengite arvu suurendamise kaudu ülikooli kasvatama. Iga organisatsiooni kahanemine tähendab tegelikult tema hääbumist. Järgmised 5 aastat on demograafiline olukord, kus ülikooli minevate noorte hulk on kasvavas trendis ja seda tuleb kasutada. Rahvusvaheline koostöö puudutab nii välisüliõpilasi kui teadust. Akadeemiline järelkasv on meil probleem, ka sellel rektor peatus. Kolledžite juhtimine on nõukogu arvates täna veidi vildakas, mis on õige lahendus, täna ei tahaks välja öelda, aga on mõtteid, kuidas seda võiks ülikooli sees restruktureerida. Ja 2 viimast punkti, kuna mu aeg on läbi ja lõunasöögi arvelt ei taha mind keegi kuulata, siis ülikooli kinnisvara 203 000 ruutmeetrit on Eesti üks 10 suuremast kinnisvaraportfellist, vist isegi 5.
ja sellest väga suur hulk on suhteliselt ebakvaliteetne. Meil on vaja suuta ennustada, mis toimub 15 või 20 aasta pärast ülikooli campuses. Palju sellele on üliõpilasi, palju käiakse üldse füüsiliselt kuskitel loengutel. Laborid loomulikult või loodetavasti jäävad, aga tegelikult tuleb optimeerida ülikooli kinnisvara, mis kokkuvõttes tähendab seda, et neid ruutmeetreid on liiga palju. Osad nendest vanad Mustamäe korpused vajavad ilmselgelt kiiret renoveerimist, et nende energiatõhusus ja võib-olla ka sisemine ruumikasutus oleksid paremad. Ja sellele on vaja fokusseerida ning viimaks väga ilusti kirja pandud, tagada sujuvalt toimivad digitaalsed ja kulutõhusad tugiteenused ja tugitegevused, aga kui see eesti keelde ümber panna, siis haldustugistruktuuride kulusuhe akadeemilisse võiks olla veidi parem kui praegu. Ja kuna mu aeg on otsa saanud, ma olen juba minuti üle lasknud, siis ma tänan kõiki ja luban, et nõukogu teeb kõik, mida ta oskab ja kui nõukogule on küsimusi, siis me oleme alati rõõmuga nõus vastama, kui oskame. Edu meile kõigile!